Tere tulemast vaatama meie õppevideot. Tänases õppevideos anname näpunäiteid, kuidas teostada ja läbi viia taimekaitsetöid ettevõttes, kus taimekaitsetöid teostab töötaja, kellel on teie ettevõttega kehtiv tööleping. Ettevõtte sees on ka kohustus teostada järelevalvet taimekaitsetööde teostamise üle. Seda järelevalvet võiks läbi viia vastavalt sellele, kuidas kokku lepitud on, kas taimekaitse valdkonna juht või siis taimekasvatuse agronoom ja vajadusel tuleb ka siis teha kordusinstrueerimist. Ettevõtte väliselt teostavad taimekaitsetööde läbiviimise üle ning isikukaitsevahendite kasutamise üle järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet ning Tööinspektsioon. Esimene punkt, mida jälgida, on see, et nii taimekaitsetööde teostajal kui taimekaitsetööde eest vastutaval isikul teie ettevõttes oleks olemas professionaalse taimekaitsetöötaja tunnistus. Professionaalse taimekaitsetöötaja tunnistused registreeritakse Põllumajandus- ja Toiduametis ja neid saab kontrollida jooksvalt isikukoodi alusel registri kodulehelt. Enne taimekaitsetöötaja tööle asumist on tööandjal kohustus läbi viia instrueerimine. Selle instrueerimise käigus tutvub taimekaitsetöötaja taimekaitsevahendite, isikukaitsevahendite ning masinate, instruktsioonide, kasutusjuhendite ja muu dokumentatsiooniga. Kui töötaja on instrueerimisest aru saanud ja kinnitab, et ta on valmis tööle asuma, siis ta kinnitab seda vastavalt oma allkirjaga. Tööandjal on kohustus pidada registrit isikukaitsevahendite üle, mis on siis töötajatele välja antud. Ja selles registris peab olema märgitud, kellele isikukaitsevahend välja anti, mis kuupäeval ja sinna juurde on ka märgitud tootjapoolne soovituslik kasutusaeg, et siis isikukaitsevahendid ei jääks liiga kauaks kasutusse ja hoida ära siis riski, et nad tegelikult teie töötajat ei kaitse. Ja registrit peab pidama korduvkasutusega isikukaitsevahendite üle, ehk siis sellised, mis jäävad pikemaks ajaks töötaja kasutusse ja peale puhastamist saab need uuesti kasutusele võtta. Näiteks on need sellised kindad, mis siis saab kasutada nii kaua, kuni lõpeb see soovituslik kasutusaeg või nad peaksid katki minema. Kindlasti poolmask, seda nagu iga kord uut ei võta. Kummikud. See nõue ei kehti ühekordsetele isikukaitsevahenditele. Need on näiteks ühekordsed kindad, mis siis peale kasutamist lähevad utiliseerimisele ja samamoodi ühekordne kaitseülikond, mis siis ka peale igat kasutamist tuleb ära utiliseerida. Ja vaatame nüüd lähemalt, kuidas siis valida ühele konkreetsele taimekaitsevahendile ohutuskaardi järgi nõutud isikukaitsevahendeid. Selleks on siis siin alajaotuses number 4 välja toodud lõik nõutavad isikukaitsevahendid. Esimesena vaatame maski. Ohutuskaardi järgi on meie poolt valitud taimekaitsevahendil vaja siis maski, mille filtritel on markeering ABEK. Meie poolt on siis sobivad filtrid siia paigaldatud ja sobiv mask olemas. Kiinaste valikul on ära märgitud, et peab olema markeering EN ISO 3741. Jällegi sobivatel kiinastel on siin pakendi peal selline number välja toodud, järelikult sobivad. Kaitseprillid näiteks on märgitud, et peaks vastama nõuetele EN 166. Ja konkreetselt nendel kaitseprillidel on see näide siin või see number siin sanga peal, aga me ei hakka seda siin välja tooma, kuna see on nii pisikene, et oskate otsida. Ja alati võib olla siis isikukaitsevahend väikese varuga, et kui antud taimekaitsevahendile kehtivad nii-öelda leebemad nõuded, aga teil on ostetud tugevama kaitsega komplekt, siis selline lahendus on alati lubatud. Nii kulub teil lihtsalt vähem isikukaitsevahendeid ja te ei pea nagu päris iga käigu jaoks eraldi komplekti ostma. Ja nagu me ohutuskaardilt vaatasime, taimekaitsevahendi kasutamisel, pritsi täitmisel ja laadimisel on vaja siis kasutada isikukaitsevahendeid. Ja nii nagu juures oleval pildil ka näha on. Ja selline kaitseriietus on siis vajalik sellel hetkel, kui me tõstame kanistreid või täidame pritsi. Taimekaitsevahendite käitlemisel, laadimisel ning taimekaitsetööde teostamisel peab olema alati käeulatuses silmaloputuspudel, silmaloputuslahusega. See on vajalik selleks, et kui peaks juhtuma mingi õnnetus ja taimekaitsevahend satub teile silma, saate kiiresti silma ära loputada ja vältida tõsiseid tervisekahjusid. Kui teie traktor on korras, kabiin on tihedalt suletud, ventilatsioonisüsteem töötab hästi ja on varustatud aktiivsöe filtritega, siis ei ole isikukaitsevahendite kasutamine traktoris viibimise ajal taimekaitsetöödel kohustuslik. Võib töötada selles tavalises tööriietuses, millega te tavaliselt traktoris tööd teete. Peale taimekaitsetööde teostamise lõppu tuleb kasutatud isikukaitsevahendid koguda selleks ette nähtud spetsiaalse märgistusega konteinerisse ja hiljem toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Korduvkasutusega isikukaitsevahendeid me riietusruumi kaasa ei vii, vaid suuname need pessu ja riietusruumi lähme juba vahetusjalanõudega selleks, et vältida siis riietusruumi saastumist taimekaitsevahenditega ja hoida seal puhtust. Ja peale taimekaitsetööde lõppu ja enne puhaste riiete selga panemist on väga tore, kui tööandja võimaldab ka oma töötajale korraliku pesemisvõimaluse, et ta võiks muretult oma toimetuste juurde tagasi minna. Mida öelda kokkuvõtteks? Jälgige, et taimekaitsetöötaja tutvuks vajaliku dokumentatsiooni ja kasutusjuhenditega. Teiseks, et ta kasutaks isikukaitsevahendeid nõuete kohaselt. Nii hoiate oma töötaja tervist.